Ahoi kotkad, mis toimub siis? Saime jälle juurde uut varustust, et see on siis seni meie kõige suurem paat, kui välja arvata see, mis remonti vajab seal kaldal. See on siis Latrex 335 ja tulime nii-öelda niisama lõbusõidule. Õngesi kaasas ei ole, sest haugi hooaeg hakkab alles mõne päeva pärast. Ja siis see Haswing mootor ka, mis me jahipaunast saime, 4 tükki tegelikult on meil neid. Testime selle ka ära ja praegu paneme siis maksimumkäiguga ja vastu voolu. Et vool on siin suhteliselt kiire, sellepärast väga kiirelt edasi ei liigu, aga sellel on piisavalt võimu. Et siin trollida poistega kalastuslaagri ajal ja eks seda paati oligi sellepärast juurde vaja, et meil hakkab ju paadirent ja värgid ka siin. Et veebileht veel üleval ei ole, sellega ka venib nagu kõige muugagi, aga üks hetk ta üles tuleb, aga sellest hoolimata teie võite küsida ikka, kas on mingi nädalavahetus vaba või midagi ja eks või nädala sees on veel parem, kui tulete, sest nädalavahetusel meil on enamasti kalastuslaagrid ja muud üritused, aga eks me hakkame Facebookis märku ka andma, niimoodi meelde tuletama inimestele, et on paadid vabad ja asjad ja kämpsad nagu on vabad ja siis nagu saate tulla siia meid toetama ja kalale ja. Aga praegu me teeme sellise proovitiiru ära ja siis vaatame ehitusasja jälle edasi. Nüüd lõikab selle varjualuse juppe juba valmis siin ja teeb ühe süvaimmutusega üle, et asja tallitama ei hakkaks ja niimoodi, sest need ajavad kõik näha, need seal, need puidust osad ja hiljem siis kunagi teeb nagu värviga ka võib-olla üle, kui aega on paari 3 aasta pärast, aga esialgu teeb süvaimmutusega. Et Kairit mökerdab neid siin ja mina saen nagu valmis juba sarikaid ka. Sarikad me teeme natukene teistmoodi stiiliga. Et me teeme sarika otsad niimoodi. Natukene välimuse mõttes ka, aga üks asi veel, et kui siit nüüd plekk tuleb üle 7 sentimeetrit mul, et siis vihmad ei tule siia otsa pihta nagu. Et isegi kui nurga all sajab, siis ei tule see vesi. Kui ta nüüd oleks siit sirgelt pikemalt, siis alt otsa saaks vett, aga kui plekk tuleb niimoodi üle, siis ta ei saa nii palju vett see ots. Vot selle mõttega, siis meil mingit tuulekasti ju sinna varjualusele ei tule. Ja nüüd valmistabki neid asju siin praegu ette siis. Ja siis, kui täna juba õhtu sarikad jõuab ära mekerdada ja teha ja homme hakkab juba põhimõtteliselt paika panema neid asju seal. Mürilott ja värgid kõigepealt ja siis juba need sarikad. Ja, aga seda vaatame homme. Täna rohkem ei näita. Tulime õhtul niisama nalja pärast, panime õnged korraks sisse, ei mingit sisse söötmist midagi, lihtsalt vaglaga, et võib-olla tõmbab paar särge sinna vagla farmi. 3 särge sain ka siin väikse ajaga, aga mis juhtus oli see, et tuli ka üks väike latikas, see läheb nüüd tagasi, ma lihtsalt panin ta siia korraks, et teil näidata, et latikas on sööma hakanud, ehk siis tuleb nüüd homme õhtul meil siis vist väike latikapüüd ka hommikul ei püüa. Ja tead siuke pisikene, aga sööb ja ma nägin siin väga suuri ka keerutamas, keegi nüüd helistab, et siis homme. Vagla farmi sarjad lähevad, jah? Ja näitame natuke, mis vahepeal tehtud on. Et tööprotsessi ei tahtnudki seekord näidata nii palju, sest et jube kiire oli ja tead ehk enda selle kaameraga siin vahepeal ja ühesõnaga sai tehtud siis juba niimoodi ära. Ja ei pannud otse siia peale loomulikult, et sai hüdroisolatsiooniga vahelt ära tehtud, et muidu variante on mitu, kas paned siis selle tõrvapappi või midagi siia vahele, aga siit on natukene näha, et me tegime nii-öelda need prussid, need, mis müüriga kokku puutuvad hüdroisolatsiooniga siis kokku, need said immutatud süvaimmutusega ja sarikad ja kõik asjad. Ja nagu juba enne sai räägitud, et siis jäävad niimoodi nurgaga ilusti. Ja plekk jääb 7 sentimeetrit üle pärast, et tuleb laud ja värk ja hetkel siis selline seis ongi. Ega siin polegi ja siis see karbonpolüsterool tuleb siit niimoodi nende kohtade pealt, et sealt vihma ja värki sisse ei hakka peksma ja homme hakkab lauaga tegelema.
ja mis siis praegu plaan on see, kuna eile niimoodi lampi lihtsalt tuli üks latikas suurem, täna Kairit sai päeval veel kusjuures latikat, natuke väiksemat veel, aga see näitab kõik seda, et latikas sööb. Ehk siis kell on siin mingi nii palju, et no aitab tänaseks küll, ei viitsi. Jälle igasugused asjaajamisi siin ka, täna veel muid asju ka tehtud, kell on jah 6:30 õhtul ja aitab küll. Et teeme nüüd, võtame natukene seda aega omale ka, et siin siis noh, nagu veits puhata õhtul, et söödame koha sisse ja siin samas sopis, ei hakka isegi jõkke ronima. Ja vaatame, mis saab, sest ma olen siin sopis näinud nüüd siuksed 40 sendi kanti, noh silma järgi keerutavad siin vee peal. Mõned päevad tagasi nägin, et siin sopis on latikas sees. Ja noh, täna proovime siin, kui siit ei tule, siis homme õhtul tulevad juba Rauno Risto ka, et siis vaatame võib-olla nendega ka siin midagi õngekala, et enne seda haugi aega ja kalastuslaagrit veel. Ja, aga hea küll, söödame sisse ja vaatame, mis toimuma hakkab. Olukord on kehva selles mõttes, et me oleme mingi pool tundi vist püüdnud või? On umbes ei ole nii kaua, 20 minutit. No igal juhul, aga mitte ühtegi tonksu pole ja söödetud sai sisse, ma ei tea, võib-olla peaaegu pool tundi enne, kui püüdma tulime. Tähendab, vahetab lipsu ära, jätab selle ussiga lipsu siia alle, ussi ära ja võta küljest, heaks juhuks konksu küljest ja teeb selle strateegia, et paneb vakla konksud otsa. Sellepärast, et eile ta võttis ju ka vakla, sul päeval võttis ju ka vakla. Ja, ühe latvika sain ja 2 särge päeval. No, et ehk siis teeme siukse asja ja praegu. Ma ei püüdnud üldse kaua ju, see oli mingi siuke... Ma ei tea, kaua sa püüdsid, jah. Aga okei, vahetame ära, vaatame, kas hakkab midagi toimuma. Nüüd. Ja esimene kala mul siis täna kohe, kui vagla otsa panin, on särg, aga 2 vakla võeti ära ka. Mul on nagu tegelikult siuke konks, kus mahub 3 vakla ilusti ära. Ma ei mäleta, mis number ta oli, aga noh, on nagu on 10 või 8 isegi, ma ei tea. Aga see on, selle jätame jälle sinna vaglafarmi. Nii jahe on, et kärbes ei liigu isegi. Noh, üldse kärbes ei liigu praegu, et me peame sooja ootama jälle, millal siis vaglafarm nii-öelda tööle läheb. Et jah, üks öö oli tõesti jah, kõva külm. Et ma arvan, et kui seal oli, siis need on külmund ja ühesõnaga ootame jälle, millal Raibe haisema hakkab ja uued terpsed platsis. Nii, tükk aega mitte midagi ja siis üks siuke korralik särg. Et noh, on nagu on. Nagu öeldakse, on nagu on. Tegelikult tuli üks väike veel vahepeal. No okei, proovime edasi. Üldiselt on vaikne, midagi ei toimu. Tegelikult jäi veel mainimata, et mis kinnitusvahenditega me selle müüri peale need brussid saime ja nii edasi. Et siin oleks mitu varianti olnud. Kuna ma ei tahtnud nii-öelda betooniribas ja peale valada, siis me kasutasime niimoodi, et panime selle brussi nagu nende suurte Fibo kergploki nende kruvidega sinna kinni siis. Et muidu oleks saanud niisugust asja ka teha, et jätta armatuurid välja, mis ma olen teinud varem, või keermelati välja, kui armatuuri jätad niimoodi betooniriba seest, mis peale valad välja, siis brussi lauk sisse pärast ja plõksti armatuur pealt lömmi kõveraks ja hoiab kinni või siis keermelatile polt peale, aga me tegime selle kiirema ja lihtsama lahenduse, et ei hakanud siin varjulusele nagu niisugust betooniriba sinna üles valama. Siis teine asi, millega karkass mujalt nagu kinni sai, sarikede värgid, ja see oli nagu kaks varianti. Kuuese kruviga, ilmastikukindlaga ja siis lisaks tsingitud naeltega, et see hübriidvariant, et mõlemad sai nagu kasutatud. Ja nüüd see laud sinna peale läheb ka tsinknaelaga, 70-sega, 70 mm-sega. Aga seda lauda nüüd hakkamegi sorteerima, sest et meil on nüüd üks hunnik seal, lauad kõik segamini. Ja siuke väga vastik ilm on täna, aga sorteerime selle hunniku ära ja siis mekerdame üle ja hakkame seda lauda panema siia. Et see hunnik, kus siin sai staabeldatud neid, on nüüd vaja segi pöörata ja siit kätte saada, sest nad on siin tegelikult segamini. Meil oli kiiresti nad vaja pööningult tulevad siia ära ladustada ja nagu mingit süsteemi ei teinud, sest ainult üks koht, kus meil need siia mahuvad, siin on ju ka heast brussid ja asjad siin puukuuris ka all ja sinna ei mahtunud, ehk siis selle pöörame nüüd segi ja võtame omale vajaliku materjali välja ja ülejäänud lappame tagasi.
tõenäoliselt niimoodi, et need laiemad nüüd alla, sest neid nagu lähiajal vaja ei ole. Jõhker tuul ja hakkab sadama ka jälle, ehk siis äärmiselt vastik ilm jälle täna, aga noh, midagi pole teha. Tööd tuleb teha. Hea küll, hakkame tegutsema. Abivägi saabus ja abivägi läks korraks jälle, Rauno teab nüüd seda ühte auku või? Sa tead seda auku, jah? Jaa, vaat kui tumepunane see on. Et siin on üks auk meil, me nüüd tasapisi oleme seda soppi avastanud, kus ainult sellised passivad, siuksed. Võttis sellise välja praegu siit jälle, aga see läheb meil tagasi, me ei hakka praegu kuivatama neid siin ükshaaval ja niimoodi, vaatame lihtsalt, et kuidas selle varjualusega ka läinud on. Et hetke seis on siis selline, et saime lauad peale, aga nüüd pole aega, me lähme minu ja Viljami sünnipäeva tähistama ja Rauno oma ka, meil on kõigil lähestikus, et need on nüüd peal, et tegeleb plekiga mingi kord edasi, aga lähme otsime mingi koha, kust me saame ilusti vette lasta selle suure roolabida, et las elab. Me neid ei võta praegu rohkem kuivama ja vaatame siis, nii panne siit sisse. Ega see nüüd viga ei saanud liiga. Pane vaikselt. No nii. Nagu jõekat lastakse tagasi. No lükka ta sisse, las läheb. No nii, suur jurakas. Et vot sellised elukad meil siin. Üks päev me lähme vaatame seda varesepesa ka seal uuesti, sest seal juba kraaksumine käib sees, varsti nad hakkavad pead tõstma juba. Aga mida me Risto teeme täna, mis eile õhtu juhtus? Eile õhtu olid kitsed siin meie sopi peal seal, või nad sopivad selle poolsaare peal ja jooksid siit sinna poole ja siis köhisid või aukusid või kuidas nad teevad. Et me lähme võtame praegu kaardid välja ja vaatame, kas nad lõpuks sinna lakupuu juurde ka peale jäid nüüd või on ikka jälle seal vales kaameras peale jäänud, et seda me nüüd ka vaatame. Ja kui on peal, siis noh, loomulikult teile ka näitame. Ja ongi asi sealmaal, et on siis varjualusel plekk ka peal ja noh, eks siin veel üht-teist teha on, aga saab juba, ütleme nii, varjus siin olla ja süüa ja toimetada. Et siis siuke ta on. Ja ma ei tea, ronime mäe otsa ka, vaatame ülevalt ka. Aga jah, peal ta on ja et siis jah. Nii. Aga ma arvan, et selleks videoks küll keriga magama kratid ja davai, näeme järgmises. Tulge laagrisse. Ja.